Tšau kõigile, taaskord siis uus päev, sama projekt, ehk siis kolmas osa, läheme edasi Mersu ehitusega. Hetkel siis kõik tükid lamineerimisse minemas ja selles osas siis ilmselt tegeleme seinte laega, teeme siit need asjad ära ja siis veidike vannituba edasi ja hakkame ka mööblit tegema, siis siia vahele tuleb üks kapp koos veepaagiga ja siia tuleb siis kööginurk ja telekas. Vaatame, kaugele jõuame, päris täpselt ei tea, aga hakkame pihta ja vaatame, mis saab. Seda te juba teate, et siia kraanikausi asjade alla tuleb paar sahtlit, panipaika, mis iganes, aga otsustasime teha ka siia üles väiksemat sorti kapi, kus siis mis iganes asju hoida. Valmib täpselt samamoodi nagu alumine osa, ehk siis lõikasin siin alles jäänud tükkidest põhja välja, vaheriiuli välja, küljed välja ja siis samamoodi läheb siia uks ette. Ülevalt serv on siis lae järgi kumer, kõik muu on nagu on. Ehk siis midagi sellist tuleb, siia peale läheb mingisugune peegel ka ja siis on üks suur uks, mis siin üles avanema hakkab. Et peaks olema kõik tükid valmis ja nüüd järgmise laksuna siis samamoodi lõikan välja laminaadid ja viib naabritele lamineerimisse ja siis mingi hetk vaatab kantimist ja kogu seda teemat ka. Ma olen nüüd pisut toimetanud, siia seina sai karkassilipid täpselt samamoodi nagu taha, et siin midagi erilist ei olnud. Kõik täpselt samamoodi, lakke, alumiiniumlatid, L-nurgad. Pop-topi luugi juurde panin ka paar tükki, et siis kui me pärast laeplaadi paneme, siis on kohe ta igalt poolt toetatud, servad ei laineta. Ja nüüd, enne kui ma selle laega tegelikult edasi lähen, siis kuna meil tuleb siia kohta tuleb sääsevõrk, mis on siis siia sisse mudelipõhine sääsevõrk, mis liigub kokku lahti, siis ma igaks juhuks korra sätin selle siia külge, vaatan, kuidas see mängib selle ukse piilariga, et siis ma saan teada, kas mingi tükk, mis meil olemas on siia piilarile, kas see ka sobib või pigem on vaja siia midagi uut teha. Ühesõnaga, ma panin selle sääsevõrgu kokku ja läks nii nagu ikka, et kõik tükk, mis olemas oli, loomulikult ei sobinud. Pärast seda, kui see sääsevõrgu, siis see raam siia külge sai, ehk siis teadki midagi muud, kui hakata uut tükki tegema. Lahendus on praegu siis selline, et ma liimisin siia lihtsalt hunniku klotse, et saada siis tasapinnaliseks rohkem selle sääsevõrgu raamiga. Ja siis on vaimusünnitis on siukene tükk, tuleb siia ette, katab selle kinni, sääsevõrgu raami katab ka kinni natuke ja nii saab äge, pärast läheb siia, mingi viimstus läheb peale. Enne kui seinatükid saab lõplikult valmis teha, tekkis meil küsimus ka kardina osas. Ehk siis panime korra selle kardina ka paika, vaatasime, kuidas selle kinnitused asjad hakkavad olema. Praegu on siia täitsa suvalt pandud, aga loogika on paigas, kuidas ta saab ja asi töötab, toimib. Ehk siis sellega on iseenesest hästi.
ja üks asi, mis veel seina mõjutab natuke, on telekas. Et siia seina ja praeguse istme vahele tuleb telekas koos nii-öelda elektrilise tõstemehhanismiga, et seda telekat siis saab vaadata suht okeilt kõrvalistu istmest või siis ka tegelikult plaan on seda ka võib-olla õuest vaadata. Ja praegu siis seal teleka ees on nii-öelda iste. Seda istet võib-olla ei tule siia kunagi, aga me jätame selle võimekuse siia nii-öelda alles, et 99% ajast on siin köök ja kui kunagi peaks tekkima vajadus 4 istmekoha järgi, siis saab köögi välja visata ja selle istme siia panna. Eks vaatab, see ilmselt on vaja mingisugust lisakinnituse metoodika tekitada, et nendes olemasolevates siindest ei saa lihtsalt praegu olla ühesõnaga telekale ette. Aga jah, sellega on ühesõnaga paigas. Nüüd saame rahulikult seinaga edasi minna ja siis ilmselt järgmise hooga hakkabki teleka ette siia mingisugust kasti asja tegema ja eks siis vaatab edasi. Nagu näha, siis oleme naabrite käest kõik tükid lamineerimisest tagasi saanud. Suur tänu neile ja ma ei ole kordagi seletanud, mis see lamineerimine tähendab. See on siis protsess, kus need samad laminaadid, mis me ka mingi hetk lõikasime, liimitakse, ütleme siis sükse PVA-laadse liimiga vineeri külge. Rulliga kaetakse liim siia vineeri peale. Ajad ühele poole laminaadi, pead teisele poole liimi, teisele poole laminaadi ja siis need lähevad sellise suure pressi alla ja kus siis päris adekvaatse survega, et see vastu surutakse ja need plaadid siis, mis suruvad, on ka soojad, et siis see liim kuivab see kiiremini külge. Ja ma ilmselt ka mainisin, et need laminaaditükid on gramm suuremad kui veneeritükid ise. Seda siis puhtalt sellepärast, et seal pressi all võivad asjad natuke nihkuda, pluss jube tüütu ja keeruline on seda täpselt joont ajada. Ehk siis natuke suurem tükk annab seda mänguruumi rohkem ja väiksem tõenäoliselt kuskilt mingisugune serv asi paljaks jääb. Selle suurema tüki ainuke miinus, laminaadi tüki ainuke miinus on siis see, et need servad on vaja maha lõigata ja selles kõige lihtsam viis on siis seda teha lihtsalt freesiga. Freesil on kuullaager küljes. Ehk siis ta kopeerib seda vineeri ja mul ei ole võimalik liiga palju materjali maha võtta. Ma saan lihtsalt sisuliselt vaba käega selle laminaadi maha lõigata. Lihtne tegevus, lihtsalt aega võtab, natuke tolmab ja igast sodi ja pahna tekib. Aga midagi hullu ei ole. Vahel saaks hea loll töö. Ja umbes poole peal ilmselt olen. Taga on näha ilmselt sama suur ports veel, kui juba tehtud on. Paar tundi veel ilmselt. Ega seal muud paneme hooga edasi ja siis järgmise asjana saab ilmselt asjad juba kantimisse viia.
Vannitoakappidega oleme siis nüüd nii kaugele jõudnud, et aeg on hakata servakante peale panema. Servakant on siis selline rullis plastikust materjal, mis läheb siis siia servade peale, et asi lihtsalt viisakam välja näeks. Enamus tükkidel, just siis nendel kõige suurematel ja no tegelikult ütleme nii, et enamustel tükkidel teevad seda taas naabrid, viin samad tükid, mis nad lamineerisid neil uuesti ja palun siis ka servakandid peale panna. Vannitoa puhul ma teen natuke teistmoodi, et enamus servad jäävad siin kantimata, ei ole vajalik. Mingid kohad, mis siin võib-olla natuke näha jäävad värvis mustaks, et kui sul siin sahtlid väljas on, siis nad ei hakka nii palju silma. Aga nii-öelda kõik küljed, mis siis siin nii-öelda eestpool on, nii seal alumisel kui ülemisel kapil ja siis sahtli esis, mis siia tulevad. Nendel ma siis tegin kõik servad epoksiidiga üle. Et me ilmselt seda ei ole kaamerast näha, aga noh, ta on nii palju näha, et ta on natukene teist tooni ja võib-olla natuke läigib rohkem. Ehk siis ma tegin need epoksiidiga üle, et see lepu eesmärk tegelikult ei tohiks üldse probleemi olla, aga igaks ajaks juhuks, kui nad on seal vannitoas, ta võib majaga vett peale saada, siis see teeb need vineeriservad natuke kindlamaks, et kuigi see servakant samamoodi aitab, siis siit vahelt teoorias on võimalik ikka mingisugusel veekogusel minna ja kui ta on epoksiidiga tehtud, siis see vesi ei saa sealt vineeri sisse kuidagi. Ehk siis see on lihtsalt selline niiskuse mõttes just siis see esikülg, mis saab tõenäoliselt kõige rohkem vett. Aga ühesõnaga, nüüd ma hakkan nendele, pean panema käsitsi. Selle jaoks ma ostsin spetsiaalselt kandile mõeldud kontaktliimi, spreiliimi. Ehk siis lasen siia tüki peale, lasen servakandile liimi peale ja surun nad üksteise vastu, põhimõtteliselt koheselt haarab ja siis peitli ja noaga lõikan need servad siin korralikult tasa ära. Oleme siis praeguseks nii kaugele jõudnud, et kõik tükid on kanditud, kõik asjad on naabrite käest tagasi tulnud. Mul on tegelikult ka vannitoakapp koos, vannitoa sahtlid koos, vaja ainult sisuliselt siinid külge panna, esist külge panna ja sisse tõsta. Vannitoa esine on ukse ümbrus on ka kanditud, ehk siis tegelikult saaks vannitoas kokku ära panna, mida ma hirmsasti tahaks ka teha. Aga kahjuks mul ei ole seda hetkel väga praktiline teha, sest võib-olla ka mainisin juba enne, et siit vannitoa alt hakkab hulgaliselt kaableid igas suunas läbi liikuma, et osad lähevad siit taha, osad tulevad siia vahekäiku, osad lähevad siis siit ettepoole. Jube ebamugav on pärast neid kaableid ja õhutorusi vedada sealt, kui see vannitoa kapp on peal, ehk siis ma jätan selle teema pärastiseks. Ja praegu liigun edasi siis nii-öelda järgmise olulise osaga. Ehk siis ma hakkan siia nurka tegema veepaagi ümber kasti, karpi, see tekib ilmselt mingisugune tasapind. Ja selle jaoks ma siis panin ka pool tagumisest osast kokku tagasi, et mul oleks täpselt need kaugused asjad teada, millest siis lähtuda. Teise poole kokkupaneku jätan Siimule. Ta on hetkel väiksel puhkusel ja sellepärast ma selle ühe poolega jamasin ise, et ta ise muidu teab vähe paremini
mis tükid kuhu ja kuidas minema peaksid. Ehk siis hakkab selle veepaagidega tegelema alguses hunnik vineeri lõikamist pärast. Ehk siis vaatab, kas seal tekib mingi tagasi või küsimusi ka, hoian kursis. Ja tegelikult paralleelselt siin vaikselt valmib ka see teleka ümbruse kast. See kast praegu võib-olla on gramm pikk, et siin peab seda istme osa veel testima, et kaugele taha nii-öelda seda istet liigutada tahab. Et kui lebos omanik autoga sõidab, aga praegu gramm pikem lühemaks saab alati teha. Ja ühesõnaga, siuke väga lihtne kast. Siia hiljem sisse tulevad võib-olla mingisugused riiulid asjad ka, aga seda siis samamoodi vaatab vaikselt jooksvalt. Ühesõnaga, hakkame veepaagi ümber kasti tegema ja vaatab siis, mis see järgmine update on. Vahepeal siis jälle paar, 3, 4, 5, võib-olla 6 päeva mööda läinud, ilmselt isegi rohkem. Ja sai siis omajagu mööblit tehtud. Nüüd siis eelviimane partii äkki, mis siis naabritele läheb. Ja nagu ilmselt nägite, siis tagumine osa on nüüd enam-vähem koos. Köök, karkass enam-vähem koos. Siin asjad enam-vähem. Veepaagi kastid. Siia üles tuli kast. Millennium paneb siin teleka hästi kokku ja siia üles tuli kapp. Ja ma arvan, et nüüd ongi enam-vähem paras aeg asi kokku tõmmata, et üht-teist sai tehtud. Nüüd järgmise raksuga me tegelikult hakkamegi tehnikat paigaldama, et Siim hakkab siia vahedesse elektrivärki tegema. Ma ilmselt hakkan truumaga tegelema. Ja siis, kui mööblitükid lamineerimisest tagasi tulevad, siis hakkame ka neid lõplikult kokku laduma. Aga seda kõike juba järgmises episoodis. Loodetavasti video meeldis. Kui ei, andke teada. Kui jaa, pange like, pange subscribe ja järgmine kord.